Nii, tere õhtupoolikut minu poolt ka. Mina olen siis Henrik Roonemaa, ma olen paarkümmend aastat nüüd juba töötanud tehnoloogia ajakirjanikuna või olnud sellest nagu tehnoloogia maailmas kättpidi sees. Ja ma olen alati proovinud olla sellise tavalise inimese poolel või tavakasutaja poolel, sest tema on see vaeseke tegelikult seal, et kellega kõik need asjad toimuvad, kellele neid teenuseid tehakse, aga siis kelle andmeid tahetakse vastu ja kes peab neid kui te kuulate mõningad spetsialiste, et siis iga üks teist siit peaks näiteks jätma meelde endale 50 parooli, igas ühes vähemalt 20 erimärgilist seda erinevat tähemärki, numbrid, suurtähed on ju, ja siis te peate need iga 3 kuu tagant vahetama. Ja siis te põhimõtteliselt peaksite, no nii öeldakse. Ja mulle kogu selle küberturvalisuse tuleviku juures see ei tundu nagu eriti mõistlik tee. Et ma tahaks neid tarkpäid näha. Mina ise nii ei tee, igatahes ma võin kohe öelda, aga spetsialistid ka ei tee. Ma olen jumala kindel, et kõik need inimesed, kes käivad ja soovitavad neid küberhügieeni asju, et nad tegelikult päris mitmeid nendest soovitustest ei täida. Aga me hakkame siis nüüd lähemalt 30 tundi rääkima küberturvalisuse tulevikust. Teema on kuum. Iga päev toob välja erinevaid põnevaid uudiseid sel teemal. Aga et mitte seda üksi teha, siis ma paluks oma panelistid lavale. Alustaks Toomas Vaksist, kes on Swedbanki küberriski juht. Nii, kuhu ma võin? Sa võid valida endale tooli. Istun sinust võimalikult igaks juhuks kaugele järsku saab kokku peksma või midagi. Aga sa nii kaugele siiski ei saanud kui Taimar Peterkop, keda lihtsalt ei ole. Nii et tema... Taimar Peterkop on siin täiesti. Aga mul öeldi, et ei ole. Kas sa ei ole paneelis siis? Sa oled meil kirjas. No, ja meelega kutsun. Palun, sa oled mul siin paberi peal kirjas ja enne konverentsi öeldi, et Taimarit ei ole. Enne lõunal ei olnud paneeli, kuhu tulla. Väga hea. Nii, ja kas meil on ka Andreas Meister siin Teliast? Tervist. Suurepärane. Tere. Me hakkame siis pihta. Ma aeg-ajalt satun oma ametitõttu kontaktipartneriks või nagu selliseks esimeseks nõuandjaks välisajakirjanikele, kes Eesti sellest IT-loost kirjutavad ja no jumalale tänu meil ikka aeg-ajalt on, millest endiselt nagu kirjutatud, mõtleme uusi asju välja. Aga kui nad tulevad e-riigist rääkima, siis peaaegu iga kord nende esimene küsimus on see, et kas teil on mingid nagu küberintsidente selle e-riigiga olnud? Et teil on kõik asjad online'is, et kas midagi ei ole siis nagu lahti murtud või kas midagi ei ole ära varastatud. Ja mina siis mõtlen, ütlen, et ma ei tea, et meil see asi nagu paarkümmend aastat juba toimib, aga ei ole. Ja minule tule meelde ühtegi sellist tohutut suurt e-riigi mingisugust turvaauku või andmete kaotsi minekut. Viimane, mis mulle meelde tuleb, on Imre Perli andmebaas. Ja see vanemate kodus kuskil riiulist CD-ROM-i peale kõrvendatud, aga see oli üle 20 aasta tagasi. Kas teil tuleb meelde või kui ka ei tule, siis miks? Kuidas see on võimalik, et 20 aasta jooksul, kui kõik suured firmad kaotavad siin kes 100, kes 900 miljonit kontot, siis Eesti e-riik püsib? Alustame Toomasest võib-olla. Aitäh, Taimar. No, tähendab, seal on nüüd ka natukene võib-olla küsimus selles, et mida sellisteks intsidentideks lugeda. Et sellised väiksemad intsidente on ju tegelikult olnud. Aga tõesti, et kui nüüd rääkida nagu sellest, et oleks nüüd olnud mingi turvaintsident, et keegi kuskile sisse murrab, võtab mingid andmed, viib need välja, siis jah, meil on läinud hästi. Ja seal me ka, kui ma ei eksi, siis Taimar vist 3 aasta eest me püüdsime nagu seda veidikene nii-öelda lähemalt ka aru tähendab saada, miks see nii on. Teil endale tundub ka imelik. Jaa, täiesti. Ja. Et siis üks põhjus, miks me kindlasti, tähendab, mille me leidsime, on see, et meie andmebaaside maht riigis on suht-koht väike. Meil on puudu sellised kesksed ja suured andmebaasid ja võib-olla see on meid hajusarhitektuur on võib-olla üks selline põhjus. Ja et ei ole ühte kohta, eks ole, kuhu selle mälupulgaga minna ja kogu e-riigiga minema jalutada. Täpselt nii. Ja, et vist viimased 3 aastat, kui mina olen Riias olnud, oleme oma küberturvalisuse aastaraamatut alati alustanud sellega, et midagi nagu suurt olulist ei juhtunud. Ja viimane aasta samamoodi maailmas toimus tohutult palju
Eestist läksid need asjad suurel määral mööda, välja arvatud see Rocca intsident ID-kaardiga. Ja põhjus on mitu, et lisaks sellele vast, mis Toomas mainis, ma arvan, et midagi me oleme hästi teinud, et see kultuur meil just, ma arvan, on hea, ja võib-olla ka see töö, mida Toomas Riias tegi 6 aastat, et see on ka vilja kandnud, et just 3 aastat tagasi, kui ma olin just Riia peadirektoriks saanud, Riia sai siin selle auhinna, riskijuhtimise auhinna, selle tunnustus Toomase tööle, et midagi on teinud riik hästi, aga ma arvan, et üldiselt on ka see kultuur ja kõik ettevõtted teevad ikkagi nagu head tööd. Ma olen nõus sellega, aga teisest küljest, kui ma panen sinna selle kaalu panen teisele kaalukausile kõik need võimalikud olukorrad, siis mulle tundub, et sellest selgitusest jääb nagu väheks. Me asume ka küberründe mõttes väga võimsa ja mitte meile sõbraliku riigi kõrval. Meil on nii palju olulisi asju netis või online'is. Ja vähe sellest, me kelgime sellega kogu aeg igal pool. Meil on. Et see on selline ideaalne, me peaks olema ideaalne nagu sihtmärk või ideaalne rünnak. Need asjad on tehtud väga erinevate firmade poolt, väga erinevate tehnoloogiate peale, väga tõenäoliselt väga erineva kvaliteediga, erinevatel ajastutel. Viimane asi, mis meelde tuleb, lihtsalt on üks serveriruumi põleng. Et mulle jääb nagu väheks sellest selgitusest või kuidas on võimalik siis, et mingisugused suured firmad teisel pool, kellel on miljardeid kaalul, on äpud? No ma arvan, et see sinu enda väide tegelikult vastas ka selle küsimusele mõnes mõttes, et mõnes mõttes meil oht nagu jääda oma enese naba imetlema, et tõesti Eesti on palju saavutanud, palju teinud, samas tegelikult need rünnakud on ikkagi nende riikide või ettevõtete vastu, kust on midagi võtta. Vaatame, kui väike Eesti on. Meil ei ole tegelikult midagi väga võtta. Et see võib ka üks põhjus olla, aga kindlasti me oleme ka oma küberturvalisuse tõstmiseks palju teinud. See on nii ühte kui teist, võiks öelda. Riiklikest ohtudest rääkides või riiklikest rünnetest, siis üldiselt Eesti jaoks on ainult üks riik ohtlik, on Venemaa. Ja kui vaadata Venemaa käitumist küberruumis, siis reeglina sellised standardsed küberspionaaž ja skaneerimine ja ettevalmistus, see käib nagu kogu aeg. Aga reaalne rünne viiakse läbi siis tavaliselt, kui on mingi poliitiline konflikt. Ja 2007, pärast 2007 aastat on meil suhteliselt rahulik olnud venelastega, et üldine pinge on üleval, kõik ootavad, et midagi võib juhtuda. Meie ootasime ka eelmine aasta, et meil oli eesistumine, et siis just tehaksegi nagu mainekahju rünne ID-kaardi puhul me arvasime ka seda, et kasutatakse, et tehakse üks rünne lihtsalt ära, et mis oleks nagu mainekujunduslik. Aga kuna seda poliitilist konflikti ka võib-olla ei olnud, siis ei olnud põhjust meid ka rünnata selle riikliku tegija poolt. Seal on ka kindlasti üks aspekt võib olla ka see, et seal on nagu latentsus, eks ole, et see rünne võib olla toimunud. Me lihtsalt ei oska öelda, et ta on toimunud, me ei tea lihtsalt seda. Et see on ka üks tähendab võimalus. Kuigi jah, nende rünnete puhul siiski üldjuhul, kui ikkagi rünne toimub ja mingisugused mõjud tekivad, et siis sellest saadakse teada, kuid kui nüüd rääkida nagu sellest, et kuskil andmebaasi murtakse sisse, võetatakse sealt andmed välja, siis neid andmeid võidakse ka hoida. Ütleme, hea sissemurdmise puhul piisab ka ühest andmest, eks ole, et me ei pea ära ajama kogu digiregistrit, aga mõne tipp-poliitiku, ma ei tea, piinlik haiguslugu näiteks piisab küll enne valimisi. Okei, vaatame eraettevõtluse poolt ka, Andreas, ma täna hommikul tegin nagu ikka Eesti inimene ärkab, võtab kohe telefoni kätte, vaatab, mis maailmas juhtunud on. Siis mina nägin, et on juhtunud see, et Twitter teatas, et vahetage kõik nüüd oma paroolid ära. Neil on seal, ma ei tea, mitusada miljonit kasutajat, kõik peavad paroole vahetama, sest neil oli mingi piinlik bugi, kus paroolid olid Twitteri, ma sain aru, Twitteri enda töötajatele teoreetiliselt nagu loetavad inimeste paroolid on ju. Aga see oli lihtsalt üks hommik. Paljude teiste reas on ja ma ärkan homme hommikul üles, on järjekordne lugu, ülehomme on järjekordne lugu, eile oli lugu. Kuidas, miks sellised asjad juhtuvad või kuidas on üldse võimalik sul näiteks käia ja rääkida Telia klientidele, et kuulge, tooge meile andmed ja pange kõik pilve, et see on juba hea mõte? Hea küsimus. Iseenesest Vox Populist ega kõlama inimeste poolt, et see küberhügieen on väga oluline
hea IT-hügieen ja siis ikkagi vahetame paroole. Ühelt poolt ma ütlen, et paroolid on surnud. Et kui keegi arvab, et paroolidega tagab oma turvalisuse, siis see on nii-öelda näilik või tunne, et see pigem nagu peaks mõtlema, et mis on alternatiivid ja noh, see alternatiiv ongi mitmeastmeline autentimine. Et kui sellised tehnoloogiad on võimalik kasutada nii-öelda oma teenusepakku juures, siis tehke seda, et olgu selleks siis Gmail või olgu selleks mingi muu teenusepakku. Testi. Kõik saalis, kes teavad, mis on mitmeastmeline autentimine, tõstke käsi püsti, palun. Väga muljatavaldav. Nii, ja nüüd jätke käed püsti need, kes seda ka päriselt kasutavad. Wow. Nii et asjad on hästi. Teil on siin hea saal, sellepärast ma tavaliselt küsin, siis ma saan 100 inimesest üksikud käed, päriselt. Et see teadmine, see tehnoloogia ei ole jõudnud ikkagi inimesteni, nad ei oska, nad ei viitsi. Jaa, ma arvan, et see on ka nii-öelda inimeste teadlikkuse tõstmine sel teemal ja oluline on sellega tegeleda nii-öelda maast madalast juba ja oluline on hakata rääkima juba nii-öelda koolides ja et see tõesti nii-öelda küberteemad, küberhügieen saaks nii-öelda õppimise nagu nii-öelda tavaprogrammi osaks. Et see ei ole midagi sellist, nagu siin võib-olla öelda, kus ettevõtjad arvavad, et mul on IT-inimesed, nemad tegelevad asjadega, vaid see ongi meie tänapäev, et sellisest kübermaailmast on saadnud reaalne maailm, et see ei ole kuskil paralleelne maailm, mis sõltub minust tegelikult ei sõltu, et see tegelikult nii ei ole. Et ma arvan, kui see teadmine inimestel tekib, siis on lootus selgelt. Kas ma võin su juttu võib-olla natuke lihtsustades öelda, kas sa oled nõus, et sa ütled, et kui mingi asi on kaitstud parooliga, siis ta tegelikult ei ole kaitstud? Mingi astme neid on. Kuskilt astmes, kui kellelgi huvi on, siis ta enam ei ole. Küsimus on, kas te piisavalt huvitav, et seda nii-öelda parooli hakata murdma. Et noh, võtame lihtsalt, et tavaline, kui te kasutate nagu 3 erinevat keskkonda või rohkem 3 erinevat keskkonda, siis tõenäoliselt te ikkagi kasutate 3 parooli, mida kogu aeg vahetada. Ja tavapärane, see on loogiline järeldus, sellepärast, et 3 korda on eksimisvõimalust, siis läheb paroolid lukku. Järelikult see 3 parooli kasutabki. Ja noh, tavapärast, kui me ikkagi vaatame, mis kõige lihtsamad paroolid on, siis inimesed kasutavad nüüd 1, 2, 3, 4, 5 või 5, 4, 3, 2, 1 ja noh, enda arvates olla väga... Nimekiri eelmine nädal ka ilmus. Et arvates, et olles ise väga geniaalne, sellepärast ega noh, pahalased ei arva, et ma nii lihtsalt parooli kasutan. Et kahjuks me keegi ei ole originaalne, et me ikkagi kõik kasutame ühte samasid asju. Nii et neid riske maandada on tegelikult selliste paroolide tasemel on keeruline. Aga kõik need jutud, et võta parooli manager ja siis ta genereerib sulle 30-kohalise suvalise parooli. Ja saab pärast seda hirgem järgi vaadata. Et noh, küsime, kas seda parooli manageri ka usaldad, eks ole, et kus need andmed asuvad ja kes sinna ligi saab, et see on see teine küsimus. Et noh, sellepärast ma ütlengi, et see 2-astmeline autentimine on tänaste tehnoloogiate juures on parim lahendus. Kas te nõustute? 2FA on see, mis täna päästab? Kindlasti ei, inimliku lolluse eest ei kaitse miski. Selles mõttes, et kui sa ikkagi ka seda sama 2-faktorist autentimist tarvitad selliselt, et sul on näiteks autentimisvahendite endi parool on selline 1, 2, 3, 4, eks ole, siis sa... Mis sa mõtled? No siin on olnud, näiteks 2-faktorist autentimist sa võid ka tarvitada tähendab selliselt, et sul on väga fancy, väga hea, äärmiselt tuntud tootja, selline USB stick, mis genereerib pikki RSA võtmeid ja mis on täiesti niisugune täiuslik. Ja teame siin sellised juhtumid, kus kohas sellised USB stickid on siis kaitstud 4-kohalise pinniga, mis on 1, 2, 3, 4. Et siis... Aga see ripub inimesel kaelas, sa pead ta kätte saama enne. No jaa, aga eks nad kukuvad maha teinekord ja igasugused asju juhtub. Või kui ID-kaardi pinnid on sul rahakotis, siis läheb rahakott ID-kaardiga ja siis on ka identiteet läinud. Me olemegi tegelikult jõudnud oma aruteluga ühe sellise teelahkmeni, kuhu ma tahtsin jõuda või et selle küberturvalisuse nii oleviku kui tuleviku saab kasutaja vaatest jagada 8. Et üks vastutus on see, mis on firmadel nagu Telia või Eesti riigil või ma ei tea Facebookil või Google'il, et kus kõik see pott koos on. Et me saame küsida, et mis seal toimub ja kas see on turvaline. Ja teine on siis see, mis on see minu osa siis sellest protsessist, et palju ma ise saan nagu ära teha. Ja ma tahaks mõlemast rääkida ja me peame siin küberturvalisuse tulevikust rääkima
alustaks nendest suurtest datacenteritest. Ma käisin muide väga soovitan Kreenholmi ekskursioonil. Iga pühapäev kell 12 lähete Kreenholmi väravast, sest Narva muuseum teeb teile ekskursiooni. See on uskumatu vaatepilt, seal on 580 000 ruutmeetrit tühja pinda ja keegi ei tea, mis sellega teha. Ja mina kõndisin ringi ja siis mul esimene mõte oli serveri farm, Narva jõgi jookseb mööda, et äkki saab jahutusvett, võib-olla jõgi on väike, läheb keema äkki, ma ei tea. Ja teine variant oli Bitcoini kaevandus. Aga need serveri farmid ja kõik need datacenterid on ju igal pool olemas, need on tõenäoliselt füüsiliselt, ma loodan, päris hästi kaitstud. Aga kuidas selle küberturvaga on, et sellist nagu suurt potti ju ettevõtetest nagu Facebook, nagu Google, nagu Apple teadaolevalt ei ole kaduma läinud? Kas me võime eeldada, et selle poolega on nagu korras või? Kas sa nüüd mõtled nagu pilveriske näiteks? Ja. Pilveriskid on natukene, see on veidikene spetsiifilisem valdkond. Ma olen täiesti nõus sellega, et ütleme selline käideldavusrisk, eks ole, võimalus, et see väga võimas ja väga hästi hooldatud platvorm sul nüüd lihtsalt maha kukub. See on kindlasti väiksem. Ja kui nüüd sa võrdled ka näiteks situatsiooni, ütleme, kus kohas seda mingisugused teatud registreid, kus kohas on näiteks teatud andmed näiteks meie siis Eesti maa kohta hoitakse kuskil luuakuuris, kus kohas ka automaatkustutusseadmed ei tööta mõistlikult. Et siis sellega võrreldes on kindlasti need riskid kuskil sellises pilves hoidmisel on väiksemad. Samas on pilvetehnoloogia on ikkagi üheselt on see, et sa hoiad oma andmeid kellegi teise arvutis. See on nagu lihtsalt öeldes. Ja see tähendab seda, et sa pead seda teist nagu väga hästi tundma. Ja nüüd seal on spetsiifilisteks tehnilisteks riskideks on näiteks see, et tuua selline lihtne näide, see infrastruktuur, mille peal ka sinu andmed hoitakse, sa jagad seda infrastruktuuri väga paljude teistega ja nüüd kui õnnestub see rünne näiteks nende teiste vastu mingisugusel põhjusel, siis tänu sellele, et see infrastruktuur on sama, sa saad ka sellega pihta. Aga et seda ei saa nagu, see on ikkagi, see riskihinnang peab olema tehtud selles mõttes väga kohaselt ja väga täpselt nagu sellesse samasse situatsiooni nagu kohaldavalt, et seal nagu sellised üldreeglid ei ole. Ja Eesti tingimustes ka, Eesti, ma nüüd Taimur paranda mind, aga ega vist ju täna ikkagi meil on ju tegelikult teadlik otsus, et me selliseid super andmekeskusi Eesti riigi jaoks ju ei tee, eks ole. Siiamaani küll. Aga võtame selle sama Swedbanki näite, väga mugav, et sa oled siin laval, on ju. Et ega mul ei ole kasutajana valida, kas ma hoian oma raha teie pilves või hoian. Ma pean hoidma, on ju. Ma ei saa hoida seda oma läpakas näiteks. Et kas sina selle poole pealt, et kas see hoiab sind öösiti üleval, see mõte, et issand jumal, äkki keegi kogu meie andmebaasi ajab ära? Või sa tead, et sul on oma serveri farmid, need on hästi kaitstud ja seal nagu probleemi ei ole? Kui ma selles mõttes nüüd päris nagu öösel magada ei saaks, siis mul oleks mõttekas töölt vast minema minna, et see tähendab seda, et ma ei ole nagu tööd teinud hästi ja mis veel hullem, et mu kolleegid, kes vahetult nagu selle eest vastutavad, et nad ei tee oma tööd hästi. Aga pankade puhul tänane situatsioon on ikkagi see, et panga, ütleme, kliendid, neil on ühelt poolt on neil päris hea arusaam sellest, mismoodi pank ennast kaitseb. Ja peale selle, ütleme, tänane kogu selle finantsvaldkonna reguleeritus küberturvalisuse koha pealt, et see on ikkagi, ma julgen öelda, et tänane tõenäosus, et sul nüüd pangast lähevad andmed kaotsi, on võrreldes situatsiooniga 10 aasta eest ikkagi vähenenud tunduvalt. Aga samas, nii nagu ma ütlesin, inimliku lolluse eest ei ole võimalik end kaitsta. Et kahjuks see nii on. Andreas, kuidas teliega on? Teliega on hästi. Sa mõtlesid, et kui sa mõtled pigem, et kus mu riskikoht on, et kas riskikoht on pigem selle juures, et kasutaja kaudu läheb? Ma arvan, et selles suhtes, et kasutaja, nagu Toomas ka mitu korda öelnud, see inimfaktor on nagu kõige lõpuks ikka masinate taga. Teil on ka inimfaktor. Teil võib ka mõni mees olla sõltuvuses seal ja valvata neid servereid. Selle jaoks on erinevad kontrollid, et neid riske maandada. Et ühel inimesel ei ole võimalik tegelikult ahelas lõpuni minna, et see on erinevad riskkontrollikohad ja need inimesed, kes selle positsioonidel töötavad, need on
ka kontrollitud. Okei. Et kui me räägime küberturvalisuse tulevikust, siis me ei pea, ma saan aru, väga palju mõtlema sellele, et mis toimub nendes suurtes serverifarmides ja mis toimub nendes, kes neid pilvi nagu ehitavad ja üleval peavad, et nendega on hästi. Jah, kas nüüd nendega hästi on, aga nad on vähemalt selles mõttes, nad mõtlevad selle peale, see on nende nagu core business. See on see, mille pealt raha tähendab teenitakse. Ja seal nagu ma näen, et seal ikkagi seda ohtu, et need riske ei teadvustata, mis on täna selle valdkonna põhiline oht. Et seal on sellist ohtu ikkagi vähem. Aga sa ei saa nagu ühtegi nagu sellist tõenäosust täiesti nagu nulli viia, ilma selleta, et sa teenust üldse maha ei võtaks. Jah, võrreldes teistega suht-koht hästi, jah. Kuidas meil riigi poole pealt on, Taiman, kas need luuavarre serverifarmid on tegelikult turvalised või ei ole? Ja, et riigi poolt vast ongi ebaühtlane see tase, et ma arvan, et olulisemad andmekogud, mille peal põhinevadki elutähtsad teenused, on suures osas hästi tagatud, hästi kaitstud. Võib-olla tervishoid on selline valdkond, mis vajab ikkagi ekstra tähelepanu ja omavalitsused kindlasti on see, kes kõige rohkem võidaksid pilvekasutusest. Aga riik on väga palju lähtunud pilvekasutuse reguleerimisel selline security first poliitikast praegu. Ja kindlasti see peab muutuma paindlikumaks, et me peame need just nõudlus selle järgi, et neid suuri rahvusvahelisi teenuseid kasutada üha kasvab ja me peame seal siis mingid riskid tuleb lihtsalt aksepteerida. Et täpselt nagu Toomas rääkis, et need andmed istuvad kellegi teise arvutis, et siis me peame nagu aru saama sellest, et kes need teised on, kes potentsiaalselt sinna ligi pääsevad ja siis aksepteerima näiteks selle, et minu vaatenurgast, et see, et Ameerika õiguskaitseorganid eestlaste andmeid vaatavad, ei ole nagu suur teema, aga kui me idanaabri omad vaataksid, siis see oleks juba probleem. Mis seisus see riigi pilveprojekt on? See ongi asi, mis sai tehtud selle jaoks, et need väiksemad omavalitsused ja luuavarmid sinna ära koliksid? No ta selliste eestlastele omaselt, ta areneb, ta ei ole võib-olla nii kiiresti valmis saanud, kui oli vaja, see on nagu ikka oleks, mis siin puudu jäi, ma arvan see, et riik oleks pidanud ütlema kohustuslikuks tegema selle riigiasutustele sinna minna. Kuna see on vabatahtlik, siis kõik vaatavad ikkagi, et oma seal luuakuuris on odavam hoida, kui pilve minna. Ja riskidest ei saada veel korralikult aru, et seetõttu hoitakse raha kokku ja olulised riskid on püsti. Just arutasin ühe inimesega seda riigipilve ja just nende seoses selle Maa-amet, mis põles on ju, seoses selle põlenguga, ta rääkis mulle huvitavaid asju, et ütles, et jube kihvt oleks, tema hoiaks ka riigi taustaga, IT-taustaga inimene, hoiaks see meelega oma asju pilves, näiteks Amazonis, eks ole, aga selleks ta peab tegema riigihanke ja siis ta istub niimoodi näpsuus ja mõtleb, et kas Amazon tuleb minu väikse riigiasutuse hankele või ei tule. Ja suhteliselt kindel, et ei tule. On ju. Ja siis ta saab sinna 3 mingisugust väga veidrat pakkujat, keda ta ühtegi ei taha võtta. Ja et riigipilve võiks ka minna, aga seal tal oli ka see hanke probleem vastas, et täna seda tehakse ju Teliaga, eks ole, ja Ericsson vist, seal on mitu firmat sees, aga tal puudub igasugune kindlus, et kes seda kompotti järgmise riigihankega näiteks mingi 5 või 10 aasta pärast hakkab manageerima. Ja tema teeb suure töö ära, kolib sinna ja pärast ta on jälle mingisugune mees ja koer pilv OÜ otsas. No jah, seal on nüüd praktika pool, tähendab ma sellega puutusin siin aasta-2 eest kokku. No seal on võib-olla see praktika nüüd natukene sellest muust jutust nagu lahkneb, aga seal tähendab üks on nüüd ikkagi riigipilv, kus kohas nagu räägitakse ka sellest, et seal pakutakse mingid teenused, eks ole, et see tekib mingisugune hulk virtuaalmaises ja muid asju. Meil kiputakse ka kohati rääkima sellest, et kui keegi pakub sulle külma õhku, kaaskustutust ja kiiret optikat, siis see on ka pilv. Ei, see on tegelikult serveri majutus ja ma ei usu tõesti mitte ühtegi rehkendus selle kohta, et kellelgi oleks näiteks endal majas
kui ta peab mingit SLA-d ka täitma, odavam pidada sellist korralikku serveriruumi majas sees versus situatsioon, kus kohas seda talle pakutakse. Aga kahjuks jah, et meil natukene läheb need hanke asju ja neid, eks neid tähtsustatakse võib-olla natuke see üle ka, et nad ikka nüüd nii hirmsad nüüd ka ei ole. Aga jah, ma arvan, et riigil täna on ikkagi natukene see situatsioon, et nagu Taimar ütles, et see maastik on hästi, ta ikkagi, mõned on täiesti teadlikud, kes on puutunud intsidentidega rohkem kokku, need mõtlevad selle peale rohkem ja kuskil servas võib-olla on teadmist vähem. Et sellist ühtset riigivaada, et meil vist väga nagu ei eksisteeri vist veel. Probleemiks just ongi see sama, mis nimetasid ka, et just õpitakse tagantjärgi, eks ole, et kui midagi on juhtunud, siis hakatakse mõtlema, mitte ennetavalt, et see ennetamine on nagu väga, väga oluline, et siin ka erinevad esinejad varasemalt rääkisid ka, kuidas riski hinnata, et reputatsioon ja rahaline risk ja sinna juurde, et kui sellest paremini aru saadakse, siis on võimalik riski ennetada. Siin on vist veel üks asi, millest ei ole Eestis räägitud, see sama küsimus, et tegelikult see käib, ma arvan, nii riigiasutuste kui eraettevõtete kohta, et kas hoida ise 3 serverit siin tiksumas või minna kuhugi, et miks siis nagu ikkagi ei taheta minna ja mul on tunne, et me saame otsida ka inimest selle protsessi tagant, ehk et klient on juba hea olla. Kui sa oled ikka selle IT-osakonna tähtis tegelane, kes on mingisugusele firmale väga hea serveri klient, siis maagiliselt sa hakkad käima üritustel ja tehakse igast põnevaid väljasõite ja kes käib kuskil jahiga sõitmas ja suurkliendi kohtumised ja kes ikka tahab sellest nii väga nagu minna lasta, et lihtsalt hakata Amazonile või Teliale arveid maksma iga kuu. Jah. Samas on ikkagi see, et see sama riskide pool, et seal on ka see hea pool on ikkagi see, et selle tõttu võib-olla see riskide kontsentratsioon on väiksem, eks ole, et meil nagu selliseid single point of failure kohti on vähe, aga see on nagu lohutus, et see ja küll. Meil on üks veerand tundi aega veel. Räägime sellest kasutajast ikkagi. Mulle tundub, et hästi palju sellest kohustusest ja vastutusest pannakse kasutaja peale ja öeldakse, et vaheta neid paroole ja sul peab olema hügieen ja vaata, mis sul arvutis toimub ja sul peab olema see PIN. Ja mul on kogu aeg tunne, kui ma kuulan seda juttu, et see on hirmus ebaõiglane. Et me ei saa, internet ei ole enam ammu, eks ole, 85. aastas, kus seal oli 100 väga kihvti ja tarka kasutajat, vaid ta on kõigi asi ja seal on igasugused inimesi kasutajate hulgas ja kui me nagu raiume seda teed edasi, et me peame kasutajaid kuidagi õudselt harima ja kasutajad ise peavad selle vastutuse maast üles võtma, siis mina ei usu isiklikult, et me väga kaugele sellega jõuame. Et mul on tunne, et selles küberturvalisuse asjas kasutajate poolt peab midagi väga põhimõtteliselt muutuma. Ja ma ei tea, mis see tehniliselt on. Mis te arvate? Ka mustvalge päris ei ole, et nüüd kas teeb keegi sulle küberturvat või sa teed ise, et pigem on see, et ikka kõik peavad siin punitama, et kasutajad peavad muutuma, sest käitumisharjumused on muutunud, inimesed on võtnud selle tehnoloogia kasutusele. Kunagi ei olnud autos ja siis sa ei pidanud ka muretsema selle pärast, et kas sa paned endale klaasipuhastusvedelikku sinna sisse, sest kui sa porise ilmaga sõidad, siis sa ei näe välja lihtsalt, või kojamehed vahetad ära, et kui sa hakkasid autoga sõitma, siis pidid hakkama niisuguse asjaga tegelema. Et ses mõttes kasutajad peavad aru saama nendest riskidest, kasutajad peavad arenema, aga loomulikult, et sellega saab minna ainult teatud maani. Ja siis teiselt poolt on need teenusepakkujad peavad vastu tulema, et siin on kindlasti näha Microsoft, Apple, kes suhtuvadki oma klienti kui lolli ja üritavad tema eest võimalikult palju ära teha, et koguvadki infot tema käitumise kohta ja siis selle pinnalt mitte, et nad nüüd tahaksid suur vend või väike õde olla talle ja midagi pahatahtlikku teha, vaid hakkavadki pakkuma talle paremat turvet. Et seda teed juba ka ettevõtted lähevad, et see on mõistlik, et inimesed jällegi saavad aksepteerida, et ma lasen monitoorida oma käitumisharjumusi, et siis kui tekivad anomaaliad, siis keegi teine peatab ebaturvalise tegevuse. Et see on selline, ma nüüd kasutan kellegi teise sõnu, aga see on nagu meeskonnasport, et kõik peavad midagi tegema, et keegi ei pääse meilt siin. Andres, mis sina arvad?
Ja tuleb nõus olla, et sama jällegi eelmine kõneleja rääkis siin andmekaitse teemadest, et kui inimene saab aru, et kui ta andmeid jagab nii-öelda teenuse pakkuja, kes ta võiks ka midagi vastu saada, ja see sama üks turvalisus võiks üks osa olla, mis ta vastu tegelikult saab. Et sellepärast ma oma küsimus ka rõhutasin, ega see andmekaitse seadus ei ole nagu piirav, ainult halb asi, mis ettevõtetele tuleb, vaid kindlasti on see omad võimalused. Ja omad võimalused on selle nii-öelda äri laiendamises ja kui seda oskatakse ära kasutada, siis ollakse edukad. Et see on ka üks võimalus, kuidas siis nii-öelda oma klientide või teenusekasutajate turvalist tõsta, et osad neid andmeid kasutada reaalselt. Ja inimene, et sa arvad, et me ikkagi ei saame neid kasutajaid edasi survestada, et nad paneks neid pikke büroole ja vahetaks neid iga 3 kuu tagant? No see on, pigem on see ka muud lahendused, et kas nagu ikkagi, et see parool ei ole nagu see võluvits või parooli vahetamine ei ole võluvits, mis nagu aitab ära teha. Et pigem kui ütleme, teenuse pakkuja tuvastab, et kliendi käitumises on midagi ebaharilikku, mis ei ole tema käitumismustriga ei haaku, siis teavitakse klienti enne, kui tegevusega saab edasi minna ja klient saab kinnitada. Kas teil on näiteks niimoodi? Kui ma login täna siit mõnda Telia teenusesse sisse ja siis 5 minuti pärast login Arhangelskist? Täna veel ei ole. Kas kellelgi üldse on või? Ja on. Pankadel on. No pank ütleb mulle, et ja vist Google ütleb ka minu meelest. Pane tähele, et on muide hästi väikselt kuskil öeldakse, et siuke asi on. Kaartidega, neid jah, tähendab mitmetes pankades üldiselt tarvitatakse selliseid asju, et see on kaardipettuste puhul näiteks on see põhivahend, millega tehakse kindlaks, kas see kuskil pahamaal toimunud tehing võis olla sinuga seotud või äkki mitte. Et seda tehakse. Aga rääkides nagu üldisemalt sellest samast nagu poolte vastutusest, siis just siin ennem ma lugesin ühte uudist selle kohta, et siis täna selgus vajadus 500 000 rütmuril, ehk siis seadmel, mis on inimestesse paigaldatud selle jaoks, et seda siinus rütmi hoida. Et nendel peab vahetama seoses siis turvanõrkusega, tuleb sinna panna uus nii-öelda paik, eks ole, peale. Uus tarkvara või? Jaa, täpselt. Ja seal on nüüd siis, see on nagu selline näide nagu selle kohta, kus kohas sul on ikkagi ongi nagu see situatsioon, sa teed mingisuguse vahendi valmis ja sa pead, see vahendi tootja peab omama seda vastutustunnet, et ta saab nagu aru, mis sellest sõltub. Nii nagu liftifirma ka ei saa eeldada, et inimene, kes läheb lifti sisse, et nüüd ta suudab nagu aru saada, kas ta kukub selle liftiga koos alla või mitte. Et siin on nagu nii nagu Taimar ütles, et nagu meeskonnasport ja ma isegi ütleks, et siin on ikkagi ka väga palju sõltub nendest teenustest, mida pakutakse ja inimestel peab olema ka nende poolt võetavate riskide kohta ikka mingisugune arusaam. Aga neil ei ole, selles mõttes, et võib-olla teie ka, aga mina nii-öelda IT toetan oma lähedaste või perekonna arvuteid. Ja see on iga kord sama, ja kui ma räägin inimestega, kõigil on samamoodi. Esiteks, neil on kõigil mingisugused märkmikud, kuhu on paroolikesed kirjutatud ja iga jumala kord, kui ma sinna arvutite istun, siis ma saan sealt mingisuguse hunniku jama kätte. Tavaliselt ma saan mingisuguse troojalasi ja mingisugused ohutumaid asju tuleb seal üldse iga tunni aja tagant, eks ole. Ja rääkimata sellest, me võime rääkida, et ma ei tea, et kui sa tõmbad Androidi telefoni tasuta taskulämbi äppi ja ta tahab ligipääsu saada sinu asukohale ja SMS-idele ja kõnedele ja telefonile ja kõigele, et kas see on mõistlik. Ma arvan, kedagi huvita see, me jäämegi rääkima seda. See ongi sama see teadlikkuse tõstmine, et inimesed saavad aru, et see neid andmeid juurdepääsu ei küsita niisama, et selle tagant tegelikult rahanumber. Aga arvad, et saavad või? Mina ei ole näinud seda inimest, kes... Seda me ikka proovime teha, et sama nagu Telias räägime, üks programm on suurim julgus, et käime koolides rääkimas lastele, et mis seal kübermaailmas on ja kuidas ennast kaitsta. Et see hakkab ikka maast madalast pihta, et ma arvan, et see meie põlvkond on natuke juba rongist maha jäänud, aga me peame ikkagi selles seisma, et see uus generatsioon, kes pea tuleb, juba saab sellest aru ja teeb ajaga kaasas. Ja seal on ka kindlasti vahe tähendab selles, ma olen sinuga täiesti nõus, et seal on nagu see, et see ka tähtis, et kui ikkagi see ettevõte, kes nüüd seda mingit teenust pakub, eks ole, ja selle ettevõtte põhitegevus on seotud sellega, et seda teenust ka ostetaks. Siis sa ei saa lõpmatuseni seda vastutust sinna kliendi poole peale panna.
sellepärast, et ta pettub sus lihtsalt. Ja pankade jaoks ja ka telkode jaoks on väga selgelt ikkagi selle, me kaotame enda businessi juhul, kui meie teenused ongi sellised, mis on a la, eks ole, see sama paroolikaartide näide, et me ütlemegi seda, et las need olla, eks ole, teil tähendab käes külde, kui te neid ei hoia, siis tehakse teie suhtes kelmus, aga see tegelikult päeva lõpuks on meile ikkagi väga selge kahju ja me tahame endale, ütleme, klientuuri hoida, me tahame, et nad meid usaldaksid, see tähendab seda, et me peame enda turbesse või teenuse turbesse investeerima ja tegema mingisuguseid asju nende eest. Aga see paroolide teema või nagu turvaline elektrooniline identiteet, see on nagu üks võtmeküsimusi, kui räägitakse küberturvalisuse tulevikust. Et praegu tundubki olevat olukord, kus nagu globaalselt kõik on aru saanud, et see paroolidega on kõik. Aga nüüd midagi asemele pakkuda, et nagu globaalselt lihtsalt, kuna see maailm on nii detsentraliseeritud, siis ei suudeta. Et ma kujutan ette, et kui ikkagi hiiud omavahel kokku lepivad, et nüüd teeme edaspidi nii, siis on see, ma ei tea, meie ID-kaardiga on ka kõik, et siis lihtsalt inimesed hakkavadki kasutama turvalist elektroonilist identiteeti, mida Google, Facebook ja Amazon näiteks ühiselt hakkavad pakkuma, aga see on niisugune wishful thinking loodetavasti. Aga jah, et see kindlasti liigub maailm sinna poole, et nendest paroolidest saadakse väga kiiresti lahti. Aga mis see puhttehniliselt olla saaks? Kas mingi Smart ID sarnane, ikkagi selline kahefaktoriline asi või? Seal on need lahendusi ju praegu hakkab tekkima päris palju, et seal räägitakse näiteks, ütleme sellist kombineeritud biomeetriat, näiteks kas või kus kohas tõesti analüüsitakse seda, mida sa arvuti ka tähendab teed. Et klahvi vajutuste kiirus, sagedus, helilist tausta, põhimõtteliselt seal on hästi palju selliseid lahendusi täna välja tulnud, kus kohas võetakse mitmed faktorid kokku, tehakse sellist multifaktoriaalset autentimist ja sellega tegelikult suudetakse ikkagi see veaprotsent viia piisavalt alla. Et see on kindlasti, seal võivad leiduda need vahendid, mis on meil, ütleme, laua peal siin 5-6 aasta jooksul. Aga täna juba ju nii Facebook kui Google ju tegelikult on sõlminud lepinguid siin nende kahefaktoriliste autentimisteenuste pakkujatega ja neid kõiksuguseid tõukeneid sa saad endale sealt tellida nagu mitmeid. Häda ongi selles, et neid on liiga palju neid lahendusi, et meil on vaja 1 või 2 või 3 maksimum, mis siis leviksid väga laialt, et mida siis inimesed neid ka kasutavad. Kui neid on 200 ja igas maailma nurgas kasutatakse erinevaid, siis ei kaasne seda massiefekti, mis tooks üldist turvalisust. Aga ma saan aru, et selle visiooni järgi, et siis see küberturvalisuse tulevik kasutaja poolt vaadata, see on ju imeline, selles mõttes, et meil on seadmed, mis lihtsalt saavad aru, et mina olen mina. Et ma kõnin nagu part, präksun nagu part ja näen välja nagu part, eks ole, arvuti ütleb, jah, sa oled part. Et tere tulemast, part. Siin on sinu Facebook. See on ju, peaks olema tõesti fantastiline lahendus. Jah, aga siis on need kasutajad, kes kasutavad need 1, 2, 3, 4 paroole ja kes eelistavad neid paroole edasi kasutada. Et need kasutajad tuleb veenda ümber loobuma nendest paroolidest ja kasutama seda turvalist tehnoloogiat. Et palju Eestis inimesi eelistab kasutada ID-kaarti, mobiiliteed või Smart-ideed ja palju ikkagi sõidavad parooli peal veel. Toomas teeb panga näitel öelda. Jah, seal on üks aspekt ikkagi veel, et see sama, ütleme, privaatsuse aspekt, mida me näeme kas või Hiinas, et kus kohas on täna täiesti töötav face recognition süsteem, mis... Võtsid mingi kurjategi iluti kinni rahvasumma seal. Jah, nad võtavad seal tõenäoliselt päris palju kinni, ma ei tea, kas nad kõik need pätid ka on, aga kinni seal võetakse need päris palju. Näeb välja nagu pätt ja kõnnib nagu pätt. Aga jah, et seal need eksperimendid, mis on tehtud, et isegi ütleme, Kaukaasia rassi või esindajaid ikkagi need süsteemid tunnevad ja tunnevad hästi. Ja kas nüüd meile päris see situatsioon meeldiks, et me lähme näiteks, ma ei tea, kuhugi kauplusesse sisse
ja seal ilmub seina peale silt, et Henrik Roonemaa täna osta piima. Kas sa ostad täna jälle õlut? et eks seal nagu natukene jah, et kõikides nende kõikide selliste väga heade tehniliste lahenduste puhul tekib ikkagi see, et seal on kuskil mingisugune võimalus tarvitada seda ka millegi teise jaoks, mis ei pruugi nagu hea olla. Andres, ma tahtsin kommenteerida sama Hiina nagu näide, kus on tehnoloogia nüüd sinna, et tõesti kaamerate kasutades 20-30 000 massi hulgast üks inimene leitakse üles. Et see viib lõpuks sinna, et inimesed lähened sellele inimesele niimoodi, kes käib tänapäeval kapuutsiga päikseprill tees, et rääkida on pätt ja nüüd on midagi varjata. Et päris sellist maailma tõenäoliselt ei taha, et ma eelistaks seda maailma, et kus ma saan ikkagi käia nii-öelda sirge seljaga ja tunda ennast turvaliselt, et minu andmeid ei väärkasutata, et see on igal juhul see maailm, kus mina tahan elada. Ja ma ei arva seda, et kuskil on mingi suur vende, kes pidevalt jälgib, et ma seda ei tahaks. Mul on tunne, et üks asi siiski tõesti on muutunud viimaste aastatega inimeste teadlikkuses, et kellegi töö kannab ilmselt ikkagi vilja. Ja see on see, et varem ütlesid inimesed, alati esimene kaitsereaktsioon oli, mult ei ole midagi võtta. No las nad siis tulevad. Mis siin ikka? Ja mulle tundub, et see on vist ära muutunud. Et kui ma täna ütleks kellelegi, et kuule, anna mulle oma need pangakoodid, siis ta ütleb, miks ei anna. Või ma ütlen, et lase mind oma Gmailid. Ei. Et see läheb paremaks. Ja siin on küsimuse tões, et see sama rahva küsitluse teha, et kui tõstate käed, et kui palju teist jagavad oma elukaaslasega pangakaarti paroole? Mitte keegi. Seda on hea teada. See küsimuse püstitus on väga oluline, et küberründed viiakse läbi põhimõtteliselt nii-öelda lausmeetodil, et rünnatakse kõike. Kurjategija sinu andmed ei ole kurjategijale väärtuslikud, aga sinu andmed on väärtuslikud sulle endale ja kui need krüptitakse ära, siis sa maksad sellest, sest et inimesed ei tohi eeldada, et minu vastu keegi ei tunne huvi, sest need kurjategijale ei paku huvi, mis ta loeb mu Gmaili. Aga kui need mulle on väärtuslikud, siis ma pean neid kaitsma ja investeerima. Tundub jah, et see mõtteviis on nagu kohal hakanud. See mulle selle samale küsimus on follow-up oleks olnud, et kui te ei jaga oma nii-öelda pangakaartide paroole, et samas ma on küllalt puutunud nende olukorda kohta, kus on kokku, kus ettevõtte juhil on nii-öelda ID-kaart ja ütleb sekretär, et kuule, mul ID-kaart on seal teises sahtlis nurgas ja paroolid on kolmandas, et mina allkirjasta lepingud ära. Et selliseid situatsioone tegelikult on ja kahjuks ka tänapäeval, et see ei ole nagu aastat tagu. ID-kaardi kriisi ajal need lood jõudsid minuni, neid on väga palju. Ja ma just tahtsin tegelikult Taimar küsida, et kas see oli teie enda jaoks ka üllatus või mida teie ootasite, kui te ütlesite inimestele, et minge sertifikaate uuendama? Et see tung oli nii suur. Kas te arvasite, et see on nii või te pigem istusite ja mõtlesite, et issand jumal, kas keegi üldse tuleb peale siin Andreas ja Toomase? Pigem jah, see teine, et see asi pikali joosti kohe, see oli meie jaoks üllatus täiesti, sest me olime ju, ma ei tea, 1,5 aastat ennem olid juba sertifikaatide uuendamine toimunud teistel põhjustel ja siis oli häda kogu aeg, et saada inimesi uuendama, aga nüüd me vist suutsime ikkagi nii üles kütta inimesed. Pensionärid seisid tundide kaupa järjekorras ja uuendasid sertifikaate. Ja see tuli meile üllatusena. Aga see näitab, see on tegelikult hea näide, kuidas nagu tuleviku küberkriisides ka, ulatuslikes küberkriisides tuleb käituda, et seal ongi see meeskonnatöö, et inimesed peavad ise midagi tegema, riik peab midagi tegema, ettevõtted peavad tegema, et sellist, ja see saab väga keeruline olema, kuidas seda nii-öelda koordineeritult teha, et kõik käiks nagu läheks mingisuguse rütmi järgi, et see on suur väljakutse. Muidugi, kui täna hommikul näiteks oleks meil olnud erakorraline pressikonverents, kus murelik Jüri Ratas, Elmar Vaher ja Andres Anvelt ja sina istute ja ütlete inimestele, et on saabunud selline asi, et kindlasti vahetage kõik oma Twitteri paroolid ära. Et siis tõenäoliselt oleks eestlased läinud ka seda nagu vahetama, et see tase, kus sa selle välja mängid ikkagi, et inimestele ma arvan ka tundus selle ID-kaardi puhul, et nüüd on vist päriselt mingi jama. No, mis ma kuulsin, mis olid telkodes, olid vanad onud ja tädid läksid endal mobiili-ID tegema, kes kunagi ID-kaarti poolt kasutanud, kuna riik ütles, et tuleb teha.
ja muide, see on alati, ma tulen meie paneeli alguse juurde, et mida ma ütlen nendele välisajakirjanikele, kes küsivad, et eriti muide sakslased, ma arvan, et te olete ise ka kokku puutunud, see saksa arusaam IT-turvalisusest on hoopis teistsugune kui siin meil, aga küsivad, et kuidas te julgete seda teha, kuidas te julgete panna need asjad netti ja kuidas see üldse võimalik on, siis ma ütlen alati, et aga vaadake, et meil on selline lugu, et Eesti inimene usaldab oma riiki. Et kui me vaatame neid institutsioonide usaldusväärsuse protsente, siis need on väga kõrged. Ja kui inimene usaldab oma riiki, siis me saamegi selliseid asju teha. Ja kui inimene ei usalda, siis me ei saaks teha. Et see tegelikult ei ole niivõrd nagu tehniline küsimus, et see algab hoopis mingisugusest muust asjast, et kas minu riik on minu riik või ei ole. Aga meil on nüüd 21 sekundit aega. Seetõttu küsimusi palun. Kas keegi tahab vastu väielda, parandada, küsida? Sõimata. Sõimata? Noh, 4, 3, 2, 1, kõik. Aitäh panelistidele. Aitäh.